Tervist, head inimesed, podcast Kiirus taas eetris, legendaarne raadio ja ükskõik millises podcasti kuulamise või vaatamise keskkonnas sa meid jälgid. Raik Ausmees, Margus Kiiver ja see on Briti GP. Briti GP oli sprindi nädalavahetus, mis tähendas, et me ei hakanud Audi Q1, 2, 3 tegema, vaid meil olid S-kuud. Need on palju teravamad. Spordivärk ja no ütleme, et kokkuvõtvalt, kui me nüüd nagu tuleme sellest, mis just oli, siis põhisõit lõppes nii, et Bent Mailander võitis selle Mercedese roolis, teine oli siis Charles Leclerc Ferrariga ja kolmas poodiumi koht kuulus George Russellile, oli vist nii või? Keegi ei mäleta. Ja ühesõnaga juhtus see, mida tegelikult ei taheta, et juhtuks, ehk et lõpetati siis sõit turvaauto taga. Hiljem räägime sellest natukene pikemalt, aga selle põhjus lõppkokkuvõttes hästi lihtsalt öelduna oli see FIA poolne põhjendus, et see oli tarkvara viga, software error oli siis ametlik põhjus, miks siis mingid valed signaalid ilmusid. Huvitav, mida nad kasutavad? BBC ajakirjanikud küsisid oma podcastis, et kas inimene kuulub ka tarkvara hulka. No põhimõtteliselt on ju tegelikult. Aga tegelikult oli ju tegelikult päris äge sõit. Oli. Ma siiski tuleks korraks selle sprindi, lähme päris algusesse, et ma sprindi kvali neid esimesi otsi ei hakka üldse lappama, aga Lewis Hamilton läks sinna enda oma võtma. Sprindi kvali siis lõppeski, Lewis oli Kimist grammi eespool ja kõik ju arvasid ja uskusid ja Briti tribüünid tegid aga mis sealt meil edasi sai? No edasi sai see, et kui sprindisõit lahti läks, siis selge oli see, et ikkagi tegelikult küll Lewis Hamilton tahtis oma sõiduvõitusid või sprindivõitusid kätte saada ja ega ta ju selles mõttes ei ole saladust teinud, et see maailmameistri tiitel natukene ikkagi nagu kripeldab ja on üsna käeulatuses. McLarenid tegid mingid uskumatu stardi alguses, siis sai energia otsa, ehk siis tegelikult etteruttavalt võib ka öelda, et Silverstone oli jälle see rada, kus siis see energia kogumine ja kasutamine tuli väga teemaks, isegi nii teemaks, et F1 TV teatavaid kurve autode sisekaameratest ei näidanud, et natukene seda asja mitte päris ära tappa. Ja olidki teised suutsid oma energy deploymenti natukene paremini hallata ja McLarenid vajusid tahapoole. Ja lõppkokkuvõttes võib öelda, et Kimi Antonelli tegi oma, Mercedes on heas vormis, siin ei ole mitte mingit küsimust ja Lewis Hamilton pidi tunnistama noore, perhaps tulevase maailmameistri paremust. See sprindisõit selles suhtes, jah, ma ei tea, ega peale selle, et Lewis ja Kimi seal omavahel heitlesid ja McLarenid ära kukkusid, mis sa kõik ära kirjeldasid. Alonso ja Perez sõitsid kokku. Jah, aga see, ma ei tea, kas see tasub nagu üldse meie eetri sekundeid. Ma läheks pigem sprindiks, sprinte sõidetakse hooaja jooksul, aga ma läheks selle põhilise kvalifikatsiooni juurde, sellepärast, et tervitame Holgerit, kes alati jälgib vabatrennide ja kvalifikatsioonide tulemusi, on nii excited. Ja tõsi, peale siis põhisõidu kvalifikatsiooni esimest ringi, oli korra kõigil siuke tunne, mis nüüd toimub, aga ma ei tea, ma olen piisavalt kaua aega vaadanud vormel 1, et ma ei viitsi erutuda siukest asjade peale. No määrab ikkagi ära Q3, et kõigepealt tuleb sinna jõuda, eks ole, ja siis tulemus seal top 10 hulgas, see on nagu ikkagi kõige määravam. Ja ütleme nii, et ega selles mõttes oli ühest küljest päris korralik surve Briti sõitjatel, kuna Silverstone'i ikkagi haibiti. Mis meil oli 5 inglast on sõitmas? 5 inglast, jah. Et see haip, mis seal tegelikult nagu koha peal käis ja see rada, mida tegelikult kõik sõitjad, ma ei räägi ainult nagu brittidest ülistavad, oli ju tegelikult äge ja keeruline, kuna tegemist on ju vana lennuvälja territooriumil ehitatud rajaga, mis tähendab seda, et seal ümbruses ju Kui me jätsime ühe olulise asja märkimata. Kuigi vormel 1 sai alguse aastal 1950, siis see oli 100 sõit Silverstone'i rajal, sest vormel 1 või siis Grand Prix'id sõideti ka enne 1950. aastat. Aga 100 võidusõit Silverstone'i rajal.
ja ta on selles mõttes nagu huvitav selliste keerutava tuulega rada ja ta on selline päris korralikult väljakutseid esitab, et see auto seal korralikult toimima saada, pluss siis jah, nüüd siis nagu me rääkisime, selle energia kogumine ja kasutamine ka selle rajal, pikad sirged, sellised kurbid, kus sa nagu väga energiat koguda ei saa, et keeruline. Kui me kvalifikatsiooni mingisugustest põnevamatest hetkedest räägime, siis kindlasti see esimene suur tuli tribüünidelt, kui George Russell otsustas mingisuguse ja selle kurvi sirgeks sõitmine, need näoilmed, mis sealt Mercedese boksist tulid ja mitte keegi ei saa aru, et mis juhtus. No George Russell ise oli ka tegelikult üsna üllatunud, ütles, et ma pole elu sees selles kurvis sõitnud. Ma isegi korraks nagu vaatasin, et kas see vasak esiratas on natuke nagu kummaliselt viltu, aga kuivõrd mees tuli boksi, uus seti rehvi alla ja kõik korras. Jah, see rataste viltu olemist natukene alati petab, kui sa oled juba plokis ratastega, sul tundub, et üks ratas ongi rohkem välja keeratud. Ta lohiseb lihtsalt sinna kaasa. Ja teine siis mitte küll inglane, aga kes ei ole vist, jah, ta ei ole ju nii kehva tulemust teinud, oli Colapinto 19. kohal. Aga temast saame me veel rääkida põhisõidu juures. Ja kindlasti. Et selles mõttes oli nagu oli, aga ma arvan, et nüüd ongi nagu põhjust minna ikkagi põhisõidu juurde, mis oli... Aga kvalifikatsiooni ma siiski siia, ma võtan korra ette. Küsid oma kvalifikatsiooniga. Ma võtan selle ette. Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Isaac Hadjar, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri ja Arvid Lindblad. Et me siin mingid tagumise otsa üllatusi meil justkui ei ole. Gabriel Bortoleto 11. koht, ma arvan, et ei ole ka halb näite. See on päris korralik tulemus tegelikult. Ja, kas nüüd läheme põhisõidu juurde? Tavai. Briti GP põhisõit oli selles mõttes äge, et seal oli hästi palju erinevaid strateegiaid, nii rehvide, nii energiakasutuse poole pealt ja lõppkokkuvõttes sellest lõppvaatusest me juba natukene rääkisime ka, aga tuleb tunnistada, et kui seal kõik vaatasid tegelikult Kimi Antonelli, George Russelli, Lewis Hamiltoni otsa, et need olid nagu need kolm, kellele öeldi, et siit tuleb võit ja ennustati seal, et tuleb Mercedes 1-2, siis juhtus hoopiski nii, et Charles Leclerc, kes siis teiselt kohalt startides tegi suurepärase stardi, sai tegelikult üle aastate väga korraliku esituse. 24 oli tema viimane kord, kui ta üldse poodiumi kõrgema lastmele tõusis. Ja tegelikult, kui me nagu mõtleme selle peale, isegi vist lausa poodiumile või? Ma praegu selles mõttes, ma ei ole nagu väga vabandan. Hakkasin mõtlema ka, kas ta vahepeal mõne teise või kolmanda koha noppinud on. Võib... Aga me oleme pidevalt ju rääkinud sellest, et Ferrari majas otsustuskoht, et Charles Leclerc on see laps, kes on sinna majja sündinud ja siis üks teine on lapsendatud. Hetkeseisuga justkui. Aga... Ja, me oleme selles mõttes, me oleme kahest meeskonnast rääkinud, me oleme rääkinud Mercedesest ja me oleme rääkinud Ferrarist, kus siis tegelikult käib selline üsna armutu heitlus selle nimel, et kelle eest siis teine sõitja hakkab nagu abistavat tööd tegema hooaja lõpus, kas nad lastakse omavahel sarvepidi kokku või mitte. Et see kõik on täna veel hetkel lahtine ja kui nüüd siin eelmisel etapil Austrias George Russell sai oma jalgealuse natukene kindlamaks ja tegelikult ette roodates ka sellel etapil läks see natukene olukord paremaks, aga Mercedese juurde me jõuame, siis täna võime öelda, et Charles Leclerc'il ka nagu läks olukord natukene paremaks, ta tegi suurepärase sõidu, Ferrari tegi tegelikult väga hea taktika ning selle ees üsna rahulikult sõites ta tundis ennast nagu kindlalt ja sellele kindlasti aitas kaasa ka see, et Fiat lähmerdas ära selle viimase ringi, mida ei antudki sõitjatele ja ka kindlasti see, et Kimi Antonelli oli murede erinevate tehnikaprobleemide küüsis ja ta ei saanud kindlasti olla, sest kõik, nii palju kui ma olen jõudnud siin kuulata, kõik välisajakirjanikud väidavad, et tegelikult kiiruse poolest oleks Kimi selle ära võitud. Kahtlemata, sest kui sa vaatad, et mis sekunditega ta lähenes seal viimastel ringidel, siis selles ei ole üldse mingisugust arvamise kohta. Mis aga jääb mulle tegelikult enim meelde on see, et siukene huvitav stardiprotseduuri vastu eksimine Lewis Hamiltonil, 5 sekundit karistust ja sellegi poolest poodiumil ja
me ei tea, kui oleks see üks ring lastud võidu veel sõita, on ju, siis Ferraride üldine kiirus, ülihea, jällegi, rajad on erinevad, päevad on erinevad, aga Silverstone näitas, et Ferrari on väga tugevalt olemas, mitu korda ka muutus meil ju nii-öelda see virtuaalne MM-i punktiseis ja tol hetkel, kui Kimi seal lõpupoole siis oma hädadega kuidagi sinna tahapoole vajus ja erinevad tükid auto küljest hakkasid lahkuma, siis mul oli korra selline tunne, et ma ütlen ausalt, mina olen olnud hooaja algusest, kui Kimi näitas seda ulmelist minekut, siis ma mõtlesin, et nii, davai, ma olen Kimi fänn. Ja nüüd hakkab tekkima siuke tunne, et tegelikult võiks ju olla Ferrari ja Lewisi fänn. No jah, selles mõttes meil on... Ma lihtsalt nii väga usun seda, et Kimi varem või hiljem tuleb maailmameistriks. Aga kas Lewis ühe korra veel võiks tulla, see oleks lihtsalt nii maru ägena Ferrariga. Ega tõepoolest neid võimalusi pigem Lewis Hamiltonil jääb vähemaks, mitte nüüd öelda midagi selle kohta, et see 40+ sõitja ei saa hakkama, saab küll ja väga hästi saab hakkama. Ja see annab kõikidele meile keskealistele natukene kindlust, et elus võib veel mõndagi saavutada. Ja mõtle, mis mööda sõite seal tehti. Ja selles mõttes Lewis Hamilton tegelikult tegi super nädalavahetuse ja ma arvan, et see sprindi kiirus ja tegelikult ka põhisõidu kiirus annavad veel kord kindlust, aga samal ajal ütleme nii, et mulle tundub, et Charles Leclerc on õppinud. Ta on hästi palju õppinud siis oma kõrgete tiitlitega tiimikaaslase pealt ja need asjad on nüüd hakanud vaikselt, mulle tundub, toimima ja seda puhku oligi nagu see, et ta sai rahulikult sõita ja kui me täna nüüd nagu vaatame seda punktitabelit ka, et kus me siis omadega oleme, eks ole, ja tõesti, ma olen sinuga samal ajal, kui ma otsin, ma olen nõus. Ma ütlen siia vahepeale, et 23. ringil lendas Lando Norris nimeliselt, värviliselt tribüünilt üks vihmavari. Ja sinna kohe jõuame, see oli omaette lõbus lugu tegelikult, aga praegu jah, Antonelli on sarja liider 179 punkti, George Russell 154, Lewis Hamilton 147 ja Charles Leclerc 108, mis tähendab seda, et Charles Leclercil on nüüd nagu selles mõttes nagu palju parem olukord, et MM-i mõistes sai ta McLarenitest mööda, Norris on 97, Piastri 82 punkti, et nüüd võib hakata ka tema natuke nõudma sellist erikohtlemist, et meil on siin tegelikult ju vahe ainult tühine mingisugune 30, mis ta siis on, 5 punkti või? Ei oska nii palju numbreid arvata. Ei, vabandust, natuke 39 punkti, minu paha. Et mis see siis on? 2 sõiduvõitu ja olengi liider jälle, eks ole. Et kindlasti Ferraris see heas mõttes kodusõda jätkub ja Fred Vasseuril tiimi pealikuna lihtne ei ole. Et päris huvitav vaadata. Neid, mis oleks, kui te ei tahaks, sest et Kimi Antonelli 179-le võiks ju rahulikult 25 punkti juurde liita. No oleme ausad, ega Russellile võiks ka liita, eks ole, mitte et me nüüd ei nagu võiks. Ma tean, et me ei ole tema fänklubi kõige säravamad liikmed, aga nii lihtsalt on. Et tegelikkuses päris huvitav seis nagu MM-sarja üldarvestuses, aga mõtlen, et kas me nüüd mingil hetkel hakkaks nagu team by team vaikselt minema? Mõtlesin, ma vaatan korra selle sõidu mingisugused sellised kohad läbi, et ma mainisin seda vihmavarju, ehk siis Briti GP ajal jagati fännidele välja neoon, kollakas, rohekad, kui te teate, milline on Norrise kiiver, seda värvi siuksed päevavarjud ja mingisugusel hetkel 23. ringil oli järsku virtuaalne turvaauto. Vaatad seda, kõik täpid liiguvad kaardi peal, mis juhtus, kus juhtus ja siis näidatakse siukest mõnusat sprintivat ülekaalulist rajaturvatöötajat, kes läheb ühte seda vihmavarju sealt kuskilt rajaservast ära tooma. Tekib alati küsimusi, kas nagu tuul kogemata tõmbas selle käest lahti või viimane kord siin ju rallil jälle mingisugune salapärane kivi lendas põõsast ühe sõitja esiklaasi. Et meie kuulajatele ka, et kui te olete ükskõik millist spordivõistlust vaatamas, olgu see jalgpall, naiste odav ise või siis mootorisport ringrajal, palun ärme sekku
ise sellesse käiku. Endal jooksis ka korra mõte peast läbi, et kas mõni nagu väga hea strateegia tunnetusega pealtvaataja, et 3, 2, 1, nüüd tuulesuund on õige ja läheb äkki raja peale. Aga see koristati sealt nii kiiresti ära ja tegelikult mitte keegi ei jõudnud nagu reageerida ka sellele virtuaalsele turvaautole. Keegi seal boksis käis, aga seal oli kuskilt tagantpoolt ja see üldiselt nagu väga palju ei mõjutanud mängu. Et see oli jah selline üks selline päris huvitav hetk. Siis korraks oli Hülkenberg seisis, vana selle bokside lähistel hästi kiiresti sai ära koristatud, oli ka virtuaalne turvaauto ja siis seal sõidu lõpus Max Verstappen tegi ka midagi sellist, mille kohta vist võib öelda, et sarnases olukorras oli ta hooaja alguses, kus see just aero muudab oma hetke. See oli sama jama, mis oli siis etapp varem Austrias kvalifikatsioonis. Samamoodi parem kurv, ehk siis tagatiib ei sulgu korralikult, nemad siis kasutavad ka sellist nii-öelda nagu seda Macarena wingi, mis käib ringi. Ja ehk siis on nagu see, et tol hetkel sul seda downforce'i tagaratastesse enam ei ole ja täpselt sama probleem oli siis nüüd ka Silverstone'i rajal. Ja Max oli muidugi pärast sõitu suhteliselt pissed off, sest see on ikkagi tegelikult piiksude rivi tuli sinna raadiosidesse. Ja no ütleme nii, ta niigi oli tegelikult terve nädalavahetuse väga hädas, et asjad ei toiminud nii nagu nädal varem või etapp varem siis Austrias, eks ole, kus need uued upgrade'id toodi ja kõik töötas, aga rada Silverstone'is hoopis teissugune ning nüüd siis ma kujutan ette, et Red Bulli tehases käib kõva töö, et selliseid asju enam ei korduks. Ja siis see siis tõepoolest tõi rajale turvaauto, mis lahkus sealt üks ring liiga hilja. Ja ma võtaks siis selle sõidu top 10 ka. Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Isaac Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, kes siis 19.9. tuli ja Pierre Gasly. Ja Gaslil oli ka väike milestone 500 punkt tema karjääri jooksul, nii et ütleme, et kui tundus mingisugusel hetkel, et Alpiinil pole üldse nende nädalavahetus, siis lõpuprotokoll näitab, et jälle mõlemad autod punktidel. Aga tiimide kaupa ja lähme siis Mercedesega teele, või tegelikult lähme Ferrariga. Lähme Ferrariga. Tegelikult oli Ferraril väga-väga hea nädalavahetus. Ferraril ma isegi julgeks tegelikult nagu rohkem üldistada, me oleme Ferrarist nüüd siin rääkinud sellel hooajal palju ja ma julgeks isegi öelda, et Ferrari teeb nüüd oma viimast aastate parimat hooaega. Kindlasti. Ja ma olen endiselt veendumusel, lihtsalt remargi korras ütlen ära, ei kuulu Lewis Hamiltoni fännklubisse, aga austan tema talenti, olen seda ka varem öelnud. Ma ei kuulu George Russelli fännklubisse ja ei austa tema talenti. Duly noted ja see, mis tegelikult täna nagu Ferraris toimub taktika, mõnikord läheb mööda, seekord läks jälle pihta. Nad suudavad oma upgrade'e teha piisava kiirusega, mida neil on varem ette heidetud, et nad ei ole suutnud. See on üks pisike murekoht on see, millele viitas Toto Wolff, kes vaatas kõiki neid asju ja pani need Excelisse ja ütles, et poisid, selle tempoga on teil nagu varsti raha otsas, ehk siis cut cap, mis on siis hooaja peale ette nähtud raha, mida sa võid kulutada, et see raha saab varsti otsa lihtsalt. Me oleme enne sellest rääkinud, aga ma usun, et koondatakse mõni töötaja või muudetakse kellegi palka, et see on siuke Exceli mäng. Mis ma tahtsin Ferrari strateegia kohta öelda, ei viitsinud minna ühe meie fänniga tülitsema, kes peale sõitu pani selle legendaarse klouni parukatega Ferrari pildi, viidates siis päris sõidu lõppfaasile, kus vahetati veel kiiresti softid alla, Russell seda ei teinud ja loodeti sellele viimasele ringile. Ma ei ütleks, et see oli see koht. Sest kui sa vaatad, et kogu see rivi läks seda tegema, Russell läkski risti vastupidi, sest lihtsalt damage kontrolli teha ja võtta midagigi Kimi vastu ära, mis õnnestus suurepäraselt. Ja siinkohal ma ütlengi, et kui pidime Ferrarist rääkima, siis see on täpselt see olukord, kus Russell ei teinud ise mitte midagi selleks, et lõpetada sõit teisel kohal. Midagi ta tegi, ta pööras rooli seal päris mitu ringi. Aga siiski, see lõpptulemus ei sõltunud sellest sõitjast, vaid viimasest sellest strateegilisest otsusest. Ja. Aga Ferrari on
nii kuradi tugevas kohas ja see, mida ma siin alguses ütlesin, et ma ei suuda täna enam pooli valida, sest et see on nagu jalka MM-iga tead, sa võid vaadata, sul tuleb mingisugune mäng, sa ju tead, et noh, see läheb ühtepidi, sa tahad olla selle nõrgema poolt, underdogi poolt. Mul on veidi see tunne nagu, noh, ei saa öelda, et 2 underdogi, aga üks noor uus tulija, Kimi Antonelli Mercedeses, kõik on nii paganama paigas ja nüüd Lewis Hamilton ronib ja ronib ja ronib ja ma päriselt tahaks näha seda, vaata mis, me oli muidugi Briti GP-l ka, aga terve see suguvõsa oli seal boksis, noh. Seda vist saabki tema lubada. Ferrari boksi ma ei usu, et keegi teine nii palju sugulasi saab kohale tassida. No, tore oli näha, palju ilusaid inimesi, aga ja Ferrari poole pealt üks asi, millele tegelikult, mis mulle silma jäi vabatreeningutest, millele siis juhtis tähelepanu keegi F1 TV reporteritest ehk siis Ferrari tagapidurite lisajahutus, mis oli selline hästi huvitav, et paljud meeskonnad olid nagu natukene nagu hämmingus väidetavalt, et miks on tehtud sellele rajale, kus iseenesest on sellised pikad looklevad kurvid ja sellist nagu tohutult äkilist pidurdamist ei ole, kus nagu pidurid saavad tohutult kuuma ja neid peaks nagu hullult jahutama. Ja siis jõuti oma mõttega sinna, et ilmselgelt tegeletakse hoopis sellega, et sellega jahutatakse siis pidurikettaid, läbi mille jahutatakse velge, läbi mille vähendatakse rehvi kulumist. Ja see oli nagu selline päris huvitav strateegia ja oli, mis oli, saame selgelt aru täna, et sõltumata FIA arvamusest, täna parim mootori kombinatsioon, ma rõhutan, mootori kombinatsioon on ikkagi Mercedesel. Ja just nimelt Mercedesel, sest teised McLaren ja Alpine ei ole selle kombot veel nii hästi tööle saanud. Et täna Ferrari suudab kompenseerida või on suutnud mingitel kohtadel kompenseerida kas natuke nagu töökindlusega, mis muide on tegelikult, kui sa mõtled, täna Ferrari on olnud töökindel. Kas mingite taktikaliste otsustega, kas mingite selliste lahendustega, pisikeste detailidega, millega nad suudavad olla Mercedesest parem, aga nüüd ongi küsimus see, et sellel kõigil on oma hinnalipik küljes ja samal ajal, kui Toto Wolff või muheledes vaatab niimoodi, et noh, piltlikult öeldes. Ma arvan, Totol on mingisugune oma väikene selline märkmik, kuhu ta kirjutab neid nii Ferrari, seda teinud, oletatavad summad on taga. Kindlasti, ma olen tõesti veendunud, et sa teed seda praegu nagu huumorivõtmes, aga ma arvan, et selline jälgimine loomulikult käib. Sa enam-vähem ju tead, mis palju nagu asjad maksavad. Ja kindlasti on nagu see, et natuke nagu olukord selline, et muidugi Itaalias on see asi. I have a cousin Pepe, he does it cheaper. Ja et noh, Toto istub nagu piltlikult öeldes V12 mootori otsas ja siis vaatab, et Ferrari pusib oma 1,6 liitrise tavamootoriga, eks ole. Et nad saavad hakkama, aga väga huvitav ja ma arvan, et see lahing, mis siin praegusel hetkel käib, see on väga äge ja natuke nüüd nagu siis see tiimi selline balanss läks ka, et jälle nagu rohkem siledamaks ja päris huvitav on vaadata, mis nüüd järgmised etapid toovad. Aga Mercedest natukene puudutasime ka juba ja tuleb tunnistada, et ma olen suga George Russelli osas nõus. Does nothing beat you, aga noh, lõppkokkuvõttes ongi nagu see, et aasta lõpus nuta või naera, vahet jälle millisel moel sa need punktid saanud oled, kui need kokku liidetakse ja sul on need kõige rohkem, siis sina oled maailmameister ja teine ei ole. Et Kimi Antonelli tegi tegelikult väga ägeda nädalavahetuse ja samal ajal kui Toto ja tema võistlusinsener Bono juba nagu keelitasid Itaalia noormeest, et kuule, ära pulli too see auto nüüd siia garaaži ära, et vaata, mis seal häda on. Mulle see meeldis, mulle see nii väga meeldis. Ja ta oli nagu selles mõttes, ühesõnaga põhjus oli siis see, et ma ei tea, kas parem või vasak esiratas, seal midagi seal sees. Oli nagu mingi tükk oli murdunud lahti tulnud. See on see porilaud. Ütleme vasak porilaud. Ja see siis tegelikkuses nagu takistas teda nagu pöörama autot, aga ta võitles edasi ja minu meelest keegi BBC podcastist tõi väga hea võrdluse, Briti huumorit ja Monty Pythonit teavad väga hästi ja kui on meie kuulajate vaatajate hulgas ka Monty Pythoni fänne, siis
ütles väga täpselt, et Kimi Antonelli meenutas musta rüütlit, kes võitles kuningas Arturiga ja lõpuks oli nii, et rümpedeles maas, käed-jalad olid maha löödud ja mõõk oli hambus, ütles, et ma võitlen edasi, pole midagi, ma suudan. Ja ta oli ka täpselt, et come on kutid, ma sõidan, ma toon kas või 1 või 2 punkti, ta teab täpselt, kui olulised need punktid hooaja lõpus võivad olla. Tegelikult teine asi, mis mind väga üllatas seal, et ta käis ju nina vahetamas boksis. Kuidas? Mercedesele tuleks need värvilised parukad pähe panna. Come on, noormees räägib, auto ei pööra, vaadatakse nina. Ma saan aru, seal võis vabalt juhtuda selline asi, ma ei kontrollin neid kordusi. Meil leidis küll režissöör üles, ma pean sinna poole keerama, selle koha, kus see nii-öelda porilaud flippis ära ja hakkas takistama seal vedrustuse ja selle roolisüsteemi vahel rooli pööramist, on ju, rataste pööramist. Aga võis ka olla nii, mees läks boksi sirgele, pidurdas, tuul puhus natuke teiselt poolt, kiirus ei olnud nii suur enam, see asi flippis sinna tagasi, aga kui sul lähevad mehaanikud sinna nina kallale, sa katsud ju, sa rabistad läbi vedrustuse asjad, inimene kurdab, sõidab kurve sirgeks. Minu nägemuses oleks pidanud igat viimast detaili katsuma ja poiss peab käima teist korda boksis ja siis rebitakse see tükk küljest ära. See oli nagu Mercedesele, et kurat kamoon, et mis nagu kuskil korraks arutati läbi, et teeme selle Russeli tuju ka paremaks. No, pusk. Ütleme nii, et Raikost on saanud siin Eesti George Russelli esifänn. Nii öelda. Ma lihtsalt tahtsin pilguga siia, kui me sellest Mercedest ja Ferrarist räägime, siis 333 punkti Mercedesel, 255 Ferraril. Pole ka teab, mis nii vahe, kui samasuguses taktis jätkata. Ei ole kindlasti siin hooaeg, ma arvan, et saab päris põnev olema. Kes on jäänud, kui palju on ju tee äärde? No ei ole tegelikult, Ferrari on nagu suures plaanis enam asjadega ju tegelikult hakkama saanud ja muidugi ma arvan, et Mersu puhul me võime korra puudutada ka nii-öelda nagu seda poolt, mismoodi nad sel nädalavahetusel välja nägid, ehk siis nad olid sinises, meenutasid natukene Alpiini, mulle isegi mingil hetkel natukene Formula Student tiimi Tallinnas, samad sinised, kes on ka samamoodi sinistes ja Formula Student Tallinn, just. FST. Ja selle põhjus on siis see, et sellega tehti kummardus 1955. aasta, kuulake nüüd täpselt, mitte ühelegi võidusõiduautole, aga võidusõiduautode transportimismasinale Blue Wonder, sest toona ei olnud selliseid suuri motorhome ja kui oli vaja liigutada autosid ühest kohast teise, kas ringrajalt töökotta, ühelt ringrajalt teisele, siis Mercedes ehitas spetsiaalse sellise võistlusautode transportimise veoauto, millel oli siis toona suur 3-liitrine mootor peal ja mis arendas tolle aja kohta suurt kiirust transportauto kohta 170 kilomeetrit tunnis ja siis kummardusega sellele masinale oli siis meeskond tõmmatud sinisesse ja paraku me teame, et pärast 55. aastat kahjuks Mercedes ju peale Le Mani suurt pauku vormeli, üldse nagu tehnikaspordist taandus. Aga tuleme korra selle Mercedese olukorra juurde selles mõttes tagasi, et Kimi Antonelli näitas seda südikust üles, võitles lõpuni ja kui me kuulame ka F1 TV kommentaatoreid, kellest 3-2 on võidusõitjad, siis see lõpplahendus, mis Kimiga toimus, kus ta sai siis track limitsi karistuse, Vaat see on ka koht, kus ma võin ju olla räige Kimi fänn tänaseks ajahetkeks, aga ma ei oleks nõus ühegi võidusõitjaga sedasi käituma, sest ma jään ka seda sama meelt, et mis see siis on? Gaining advantage on ju. Et kui sa lõikad rada sellel eesmärgil, et paremat positsiooni või vältida mingisuguseid kurve, võita mõned meetrid, seeläbi mingisugused sajandikud, tuhandikud. Ma saan sellest aru. Ta rooli pööranud, ta ei saanudki neid kurve ju läbida. Mis ta oleks pidanud siis? Mina arvan, et näiteks seal võib alati arutada ka seda, et kui ohtlik oli see olukord ja nii edasi. Ja mina arvan, et palju ohtlikum oleks see, kui ta oleks nendes kurvides võtnud selle hoo siis mingisuguse 30 kilomeetri peale tunnis, et siis neid kurve läbida.
ma ei tea, ma ei ole selle lõpplahendusega, selle 5 sekundi lisamisega nõus. Ma nüüd enam ei mäleta protokollis, et kas ta vist oleks ikkagi mingi 1 punkti ära noppinud või midagi sellist. Võimalik. Jah, aga see oli ka veel sinna kogu selle jama lõppu, sest tegelikult päris alguses see arvutisüsteemi viga, tarkvara viga, mis väidetavalt põhjustas selle, et Bert võitis sõidu, siis ma ei tea, see ka veel sinna lisatuna. Jah, ma pean tunnistama, et FIA poolt võib-olla, seal oli ka küsimusi, et aga miks siis nagu, et kui sõitja selgelt ütleb, et mul on auto katki. Sellistel puhkudel tegelikult on ju siis see, et sulle näidatakse oranži lippu musta ringiga keskel, mis siis tähendab seda, et tule maha, tee auto korda, tule tagasi. Selle asemel jälgiti siis seda, et vaene Kimi, kes nagu nipa-nappa üldse raja peal üritas püsida ja oma punktide nimel võidelda, mis on nagu äge spordimehe vibe, vaadata, et nüüd nagu pagan läks 4 rattaga üle valge joone. No kuulge, halloo, mis te seal FIAs toimetate? See on nagu täiesti nagu nonsense. Et FIA minu silmis sellel nädalavahetusel mängis ikka mäkra päris mitmel moel, et ka seal on nagu tõsine peeglisse ja tarkvarasse vaatamise koht, et siis ongi see, et kui sõitja ise ütleb, et mul on auto katki, miks te nagu sellele siis ei reageeri, aga te nagu vaatate nagu hoopis mingit teisi asju. Ma ütlen nüüd 1 bändi veel, mitte George Russelli fännina, kuna ma olen selliste jaburate spordiasjade poolt. Mingisugusel ajahetkel ma mõtlesin, et aga mis siis, kui Charles Leclerc'i masin jääb tee äärde ja me kuidagi timmime välja sealt Inglismaal Briti 1-2-3. Mis oleks olnud võimalik? No jaa, see oleks olnud võimalik, jah. Ma ei tea, mis see rahvas oleks teinud. Seal oleks korralik selline tantsupidu olnud maailma pärast ja tõepoolest, et aga kui me nüüd hüppame siit edasi McLareni poole peale, siis McLarenil võib-olla, vabandust, kui nüüd teen liiga, aga oli selle etapi kõige säravam hetkel nende uus livery, millega nad siis tegid kummarduse üldse tiimi algusajale 60 aastat tagasi. Uurige McLareni logo ja värvide kohta. Et ei ole oranž. Et ei ole oranž ja siis teine asi, et miks mingi hetk see papaia värv sinna tuli ja see valge auto siis oli sellest hetkest, kui logoks oli ka kiivi, lind, siis mitte see Bruce McLaren, guugeldage sellist härrasmeest. Aga ma tahtsin öelda, et kas sa oled enne tähele pannud sellist asja sõidu alguses? Minu meelest tehti veidi indikaari. Zac Browniga räägiti enne sõidu algust raadiosides. Ma ei ole nagu märganud selliseid asju. Nad on nüüd võtnud iga etapp mõne tiimi pealiku, kellega nad siis läbi etapi räägivad, et Aija Komatso oli vist eelmisel etapil Haasi boss, sel etapil oli Zac Brown, tõenäoliselt mingil hetkel on Laurent Mekies, Toto Wolff ja kõik teised, kes on nagu siis muidugi iseenesest ilmselt Flavio Briatore. See oleks päris hea laivi lasta. see peab minema mingisuguse 5-sekundilise delay'ga, sellepärast et ma arvan, et see on tõesti kontrollimatu mürsk, et jah, see on nagu uus. Aga miks ma mainisin, et Ameerika, sellepärast, et eilegi oli Indikar jällegi. Indikaaris tehakse lausa sellist asja, et refisoojendusringi ajal suheldakse kommentaatorite boksist mõne sõitjaga, kes on siis sellel hetkel soojendusringil. Ja mulle väga meeldib, kui sporti tuuakse nagu vaatajale nii palju lähemale, sest et Indikari kohta saab ka tuues seda teise nii-öelda lombitaguse vormeli paralleeli, siis selle kohta on öeldud, et see on ilmselt üks selliseid asju võidusõidu maailmas, kus tõesti nagu sekund enne starti saad veel sõitjaga selfit teha, aga see on see Ameerika touch nende asjade juures. Ja tuletame meelde, ega Vormel 1 ju tänaseks ongi ju Ameerika, Liberty Media. Ja läbi promootori küll, lihtsalt kogu see Prantsuse kontor seal FIA ja Saudi Araabia juhtimisel natukene nüüd nagu segab kaarte. Aga jah, McLarenist rääkides Piastril kohe alguses õnnetu esitiiva probleem. Natuke olin üllatunud, et ta sealt ei suutnudki ennast enam ettepoole sõita ja tegelikult punkti kohal 11.
jah, ja Lando Norris siis sai oma, mis ta siis sai, 4. koha, eks ole. Just, see oli see Briti 2-3-4. Jah, et noh, kui me paneme siia, et Kimi ja Max katkestasid, siis iseenesest ma arvan, et ta pigem võib olla nagu rahul sellega, et ta need olulised punktid siit kätte said, et McLaren endiselt noh, paljud arvavad, et tegemist on ikkagi selle nii-öelda nagu eelmise hooaja lõpu võõrutusnähtudega, et panustati nagu tohutult noh, sellesse raha, et tulla siis tootjate ja sõitjate maailmameistriks, mis ka õnnestus. Ja et see uue auto arendamine on jäi natuke nagu hilja peale ja teisalt on ka siis sama Mercedese mootori ja jõuallika ja kere ehk siis šassi omavaheline miks. Et ikkagi, et kui väliselt kõik naeratavad Zac Brown, Toto Wolff suruvad kätt, siis sisemiselt tegelikult väidetavalt ikkagi on sellist nagu päris korralikku hõõrumist, sest McLaren ei ole rahul sellega, mida nad Mercedesest saavad siis alustades mootorist, lõpetades kõige muu vajalikuga, mis sinna juurde käib. Viskan ühe huvitavat visti õhku. What if, mis oleks, kui mingisugusel ajahetkel tuleb pikemalt teavituse kätte, et vormel 1 iga tiim peabki oma mootori ise ehitama? Võib juhtuda, et me kaotame mõned tiimid. Aga neid on võimalik ju asendada. Toyota mootorit oleks võimalik panna küll ka. Jah, ei selles mõttes me täna tegelikult uskuge või mitte, ma kardan, et me liigumegi sinna poole, et ühel päeval Gene Haas oma meeskonna Toyota suurele korporatsioonile maha müüb. Et eks ole oma jagu raha sinna juba sisse pandud ka, aeg midagi välja võtta. Red Bull järgmiseks, Isaac Hadjari 5. koht, Max Verstappen seinas. Põhimõtteliselt 2 korral. Mulle meeldis F1 kommentaatorite lause, et kui start oli ära antud, Isaac Hadjar oli Max Verstappenist eespool ja et Max Verstappen saab ka siis üle tükka vaadata, mismoodi nende auto tagantpoolt välja paistab. Aga ju talle see väga ei meeldinud, sest ta sõitis väga ruttu mööda. Ja siis seda seinaminekut me korra puudutasime, ehk siis tegemist oli Red Bulli tehnilise veaga, kus siis tagatiib ei sulgunud korralikult ja sellega nüüd siis tegeletakse. Muide, Max Verstappen väidetavalt oli tahtnud startida hoopiski pitlane'i pealt, mis oleks tähendanud, ta on seda ka varem teinud. Ja see oleks siis lubanud mehaanikutel tegelikult auto kallal toimetada päris pikalt, sest ta ju ei olnud rahul, ta ei olnud kvalifikatsioonis, kui sa oled nagu Isaac Hadjari selja taga kvalifikatsioonis, siis see juba nagu on mingisugune märk. Ja kui Hadjar sai enam-vähem asjadega hakkama, siis Max Verstappen ei saanud ja ta tahtis, aga tiim ütles, et seda ei juhtu ja saadeti ta siis sinna stardirivisse. Et me oleme näinud, kuidas ta tegelikult on ööga nimet tehtud. Ja on tulnud nagu siuke pööniks tuhast, aga seda puhku, see oleks ilus lugu olnud, aga me seda lugu kahjuks ei saanud. Ja kui me Red Bullist räägime, siis kui mitu aastat räägiti, et teisel sõitjal on raske sellepärast, et meil ehitatakse Max Verstappenile autot. Nüüd me oleme täitsa uute autodega ja see ei ole Maxi auto. Ilmselt nad tahavad, et see oleks, aga arvestades sellega, et praeguses olukorras Max Verstappeni ümber seda kuulujuttu käib nagu päris palju ja nüüd viimane kuulujutt oli loomulikult siis Max Verstappen ja McLaren, et seal on mingisugused läbirääkimised, aga selle peale teademad ütlevad, et selles maailmas kõik räägivad kõigiga kogu aeg läbi. Aga selge on see, et Max Verstappenit luuratakse, vaadatakse, sest tõenäosus, et ta selle aasta lõpus võib Red Bullist lahkuda, on üsna suur, sellepärast, et punktiseis hetkel on selline, mis annab talle tõenäoliselt vabad käed. Me ei tea täpselt, mis ta lepingu klauslid on, aga on põhjust uskuda, et seal on mingisugune deadline pandud. Kui me selleks ajaks sellel kohal ei ole, siis on mul võimalus minna hooaja lõpus uut peremeest otsima. Aga järgmiseks Racing Bulls. Mõlemad autod punktidel, Lawson 6, Lindblad 7. Ma väga palju seal rohkem ei peatuks, sellepärast, et jube hea on öelda, et järgmisena saame mainida tiimi Audi. Ja endiselt on olukord selline, et Gabriel Bortoleto on kõik need üksikud punktid. Austraaliast 1, on ju. Ja nüüd siis 3. Nüüd siis ka F1 kommentaatorid saavad öelda, et mitte kogu aeg käis jutt, et Audi, kelle viimane punkt oli Melbourne'ist, iga ülekanne käis see läbi. Nüüd saab öelda Audi, kelle viimane punkt tuli Silverstone'ist. Ja Hülkenberg jäi raja äärde, tehniline error, aga ma tahaks rääkida Colapintost, sest et sa siin
mõni minut tagasi ja Max Verstappen ja oleks äge, kui oleks tagant tulnud. Alpine üleüldse nendest midfield tegijatest on üliheas kohas, ta kerkib sinna järjest ülespoole. Flavio on teinud mingisuguseid imesid, neil on ka väga hea asendussõitja muidugi, varumees, ma arvan, et tänu sellele on väga palju asju hästi. Simulaatoris teeb kõvasti tööd. Ebareaalne ju, kui palju Paul sõidab simulaatorit, jälgige sotsiaalmeediat, näete seda, et kui tihe töö seal simulaatori taga käib. Ja kui me võtame nüüd siis Colapinto, hea küll, siin mõni mees kukkus ära ja nii edasi, aga see ei tähenda midagi, 19. stardikoht ja 9. kohal lõpetada. Jällegi, mõeldes nagu sellele eestlaste soovile ja ihale, siis oleks sobinud, kui ta oleks olnud seal tagapool, on ju, aga ülikõva töö ja see näitab seda, et mitte Colapinto jällegi üksinda, vaid strateegia toimis. Jälgiti, vaadati, mõõdeti ja toodi mõlemad autod punktidel koju ja nagu ma ütlesin, siis Per Gaslyle 500 punkt. Jah, Alpiniga täitsa nõus, et ta seal midfieldis keskväljal teeb väga head tööd ja pusivad kenasti Racing Bulliga. Ehk et täna tegelikult on, kõige naljakam on see, et sinna keskväljale saab täna panna ka Red Bulli. Ma tegin praegu seda, mida Silveri taha. Aga saab. Jah, täna nad on, aeg-ajalt tõusevad Max Verstappen isikus poodiumile, aga jaa. Aga kui sealt allapoole vaatama hakata, siis... Ma ei tea, no Haasid, Cadillacid, Williamsid. Jah, võib-olla Haasi puhul ma korraks peatun sellele, et ma siin kuulad erinevaid podcast'e ja asju, kogud infot, siis seal tegelikult nagu selles industris sees olevad inimesed ikkagi väga selgelt räägivad seda, et need TGR-i kirjad, ehk siis Toyota Gazoo Racing kirjad ei ole ilmunud sinna mootorikatte peale juhuslikult. Ja üks jaapanlasest mehaanik öössel kleebib neid ja keegi ei pane tähele ja minnakse sõitma. Just, see on umbes samamoodi, nagu ma käin sörgi kleepsi igale poole vanemas. Et unelmate teema oleks muidugi saada sörgi kleeps mõne F1 auto peale. Tegeleme sellega. Paneme mõne WRC auto peale paari nädala pärast. See on tehtavam isegi, aga ühesõnaga, kuhu ma jõuda tahtsin, oli see, et on võimalus, et Toyota tuleb taas tagasi, me vist eelmisel nädalal korraks seda puudutasime ja need kuulujutud käivad päris korralikult ja siis loomulikult küsitakse, mis siis nagu sellest WRC programmist saab, et kas nagu kütate nagu mõlemat või... Ei, no nad kütavad kõik ja nad võitsid ka Le Mani just. Nojah, ütleme nii, et tundub, et kuule, ja nad arendavad GT Suprat, mida nüüd on näidatud erinevates varjundites ja tundub, et Jaapanis ühel tootjal on väga palju raha, et igasse sporti panustada, sellepärast, et hüppame nüüd korra nende erinevate seoste juurde, ei ole pikalt olnud põhjust rääkida vormelisõitjast Kalle Rovanperast, kelle kohta olid siin küsimärgid, tema siis ütleme Vertigo tõbi lõi välja nende G-jõududega seal võideldes, kui ta sellest ühest sarjast teise hüppas. Siis neil on ju see oma uus Meremaa kasvandike Toyota vormelisari, GT autod, Hypercar, vormelisse, ralli, Dakar, you name it. Rallikrossi oleks vaja mingit järjest või midagi. Panustavad jah, tõepoolest päris kõvasti ja ütleme nii, et Toyota viimane randevuu vormel 1 liiga edukas ei olnud. Ja kindlasti ma arvan, et seda teist tulekut ma loodan, et on õpitud ja tahetakse midagi paremaks teha. Kui nad praegu selle Haasi üle võtaks, siis Hondast nad oleks paremad. Selle kodusoja ja hetkeseisuga nad võidaksid. Aga kui me läheme tahapoole, siis Williams. Kahju, jälle kahju, nagu nii kahju. Neile ka ju kodurada tegelikult. Kodurada, kõik muud 100 häda ja tegelikult tõepoolest, ma olen sinuga nõus, et on kahju ja kuidagi, ma saan aru, auto on ülekaaluline ja erinevad mured on seal ja kuidagi ei ole suudetud seda hooaja alguse vahet, seda kummipaela, mis nagu venis teistega, see ei ole nüüd nagu tagasi tõmmanud veel, äkki pärast seda summer breaki näeme midagi seal Williamsis ka muutumas ja see tegelikkuses
ütleme nii, et võib juhtuda ka see, et ka sõitjad muutuvad natuke rahulolematuks, eriti just Carlos Sainz, kes tegelikult ju läks sinna teadmisega, et me äkki suudame Williamsist teha mingisuguse sellise ägeda tuhkatriinu loo, ägeda pärandiga võidusõidumeeskond, toome ta jälle uuesti sinna tippu tagasi ja praegusel hetkel ma ei usuta nüüd nagu liiga heade mõtetega ennast magama nutab. Vaatan seda tiimide arvestust ja samas tempos jätkates, siis on Audi Williamsist varsti möödas. Jah, uustulnukute osas tuleb tunnistada, et Audi on teinud väga hea töö ja töö jätkub ja kuidagi nende töö käib väga huvitavalt, et nad nagu ei paista liiga silma, toimetavad natukene diskreetselt. Ja nad ma ütleks sakslaslikult ei trügi ka mingisuguste avaldustega kuskile meediasse ja ei taha ise olla nagu, et me tulime, me oleme nii lahedad, me oleme nii kõva tiim ja nüüd me siin tuleme ja põrutame. Nad tegid selle entry ära, nad reklaamisid, aga täna toimetatakse, õpitakse, harjutatakse ja me ilmselt ega siin on ju ikkagi mitmeaastane, mitte ilmselt, vaid siin ongi mitmeaastane programm ja Gabriel Bortoleto puhul on ju noorsõitja, Hülkenberg vana hunt. Me ei tea, mis on ju täna seal peas ja keda jälgitakse ja millist sõitjat nillitakse nii-öelda noorte seast. Sellepärast, et kahtlemata võib ka olla olukord, kus me siin järgmisel aastal mõnda uut sõitjat F1 rivis näeme ja miks mitte Audis. Jah, kui me nüüd võtame Cadillaki, siis Cadillaki võib-olla selliseks nädalavahetuse suurimaks 4. juuli laupäev. Jah, okei, et nad olid nagu USA liveris, ehk siis 250 aastat USA iseseisvuspäev, aga võib-olla see, et Pierre Gaslil on 2 korda rohkem punkte kui Ameerika vana on. Millal me viitasime varem ka, et täna Cadillaki meeskonnas sellist nagu oskusteavet vormel 1 osas pigem nappib ja nüüd siis osteti, ma praegu hetkel jään selle inimese nime võlgu, aga üks väga pikaajaline Red Bulli töötaja osteti üle. Et see võib-olla võikski olla nagu Cadillaki selle nädala highlight, et vaikselt hakatakse seda nagu juurde koguma, aga mulle tundub, et seal on nagu selline vähe pikem jooks ja pikem plaan. Ja kui me nüüd mõtleme nüüd selle peale, Aston Martinist võib-olla ei hakka üldse nagu sellele aega pühendama. Lance Stroll viimasel kohal sõites sai karistuse. Ja mingitest 5 asjadest ma ei saa, žürii mingid mehed saavad ka linnukese teha, et me ikkagi jälgisime sõitu, et me ei maganud sellel ajal. Ja kui nüüd rääkida natukene sellistest lõpetuseks kõrvaltegevustest ka, mis siis seal Silverstone'i rajal toimus nädalavahetusel. Lego autode võidusõit. Ja millele tegelikult väga paljud sõitjad andsid päris hävitava hinnangu. Ütlesid, et Max Verstappen ei hoidnud üldse nagu padronid tagasi, ütlesid, et aga miks me peame siin nagu lapsikuid kloune mängima ja sõitma mingit sellist asjadega, et me oleme nagu, see tõmbab nagu meie professionaalsust maha. Ja ma arvan, et ega Lego esindajatel seda nagu liiga hea ei olnud kuulda, kes olid siis võib-olla tõesti 24/7 palehigis neid autosid kokku kleepinud seal. Seda puhku siis oli go-kartide peale tegelikult ehitatud lihtsalt selline Lego kontseptsioon. Ja ükski Magnussen ka ei sõida, siis milleks me selle Legoga mässame? Et ma saan nagu täiesti tegelikult aru, miks seda tehakse ja ma teisest küljest saan nagu sõitjate sellisest Turundaja Marguses ärkas nüüd üles siin ja frustratsioonist ka aru, et ma isegi ütlen ausalt, ma ei hakka seal nagu ühtegi poolt valima. Kõige huvitavam oli see, et ma seda sõitu ennast ei näinud, aga ma nägin seda kohta, kus nagu kõik nagu massiliselt sõitsid sinna kruusa kinni ja ma ei saanud ka aru, millest see nagu oli. Teiste hulgas oli ka Mohamed bin Sulayem oli ka kuidagi kuskilt välja ilmunud. Jah, kummalisi asju tehakse seal kiiresti sõidu maailmas, aga meie järgmine kord. Kui ma tohin veel ühe viimase ja väga olulise asja Eesti aspektist, me rääkisime Paul Aronist, kes muuhulgas ka pärast Jeremy Clarksonit jooksis F1 ülekandest läbi, kumbki ei rääkinud. Vahel selles, et Clarksoni käest taheti midagi küsida, Pauli käest ei küsitudki. Aga seal nad olid üsna järjest, aga tegelikult oli Eesti seisukohast üks hästi oluline asi Silverstone'i etapil, ehk siis Silverstone'i etapi nagu siis rajasisene rajasisene majutuspartner oli Eesti peegelmajade tootja Ööd, kes oli siis sinna vedanud kokku 5 peegelmaja ja 1 peegelsauna.
ja siis seda paketti müüdi, et sa said siis raja keskel istuda, sa ööbisid raja keskel, no seal mingid korralikud hospitality'd asjad ka, et noh, päris ise seal ma arvan munapraadima ei pidanud või šašlõkki sussitama õues, aga selle paketi hind oli siis nädalavahetuseks algas kuskil 15 000 eurost. Need on jah 5-kohalised asjad. Kahele inimesele ja see asukoht iseenesest oli ju tegelikult mega. Ja kõige tagatipuks BBC, ehk siis Briti rahvusringhääling, tegi oma võistlusjärgse podcasti istudes ühes nendes peegelmajades, mis tegelikult on nagu ülikõva ja nädalaga müüdi kõik need 5 maja välja, ehk et neid, kes seal tahtsid istuda ja seda Silverstone'i melu, mis oli tõesti läbi nädalavahetuse mega, sest seal tegelikult vist kas see oli mingisugune neljapäeval, kui rajal ei toimunud mitte midagi, oli 72 000 inimest kohal. Aha, kuule, see oli ju üldse läbi aja nädalavahetuse publiku rekord ka. Kogu vormel 1 ajaloo 560 000 või mida iganes, mis see number oli. See, mis seal ikkagi toimus, mismoodi ikkagi... Erakordselt hea ilmainnustusi ka aitas sellele kaasa. Sõitjad, tiimid, kõik nagu pännavad seda Silverstone'i rada ja noh, ma lihtsalt ütlengi seda, et nagu lõpetuseks, et kujuta ette, kui sa saaksid seal panna ikkagi niimoodi, et sa ei peaks mõtlema energia kogumise peale ja lihtsalt lased nagu flat out neid kurve. Et see oleks nagu päris äge. Äge, aga igav. Ja mis me oskame lõpetuseks öelda? Me kohtume... FIA võiks oma tarkvara korda teha. Ehk et see oli tõesti selline tarkvara viga, ehk siis noh, lõpetuseks lahti seletada, et tegelikult on siis see, et kui see silt tuleb, siis on see, et turvaauto teeb veel ühe ringi, et need ringiga maha jäänud autod, kõik on paigas, siis veel ring on nii-öelda nagu rahunemiseks, eks ole. Aga seal kuidagi nagu midagi läks nagu täiesti valesti ja siis selle tulemusel me veerasime turvaauto. Ehk siis väga äge nädalavahetus, mis sai mitte teenitud lõpu, võib nii öelda. Nüüd ma võin rääkida, mis järgmine kord saab. Järgmine kord tuleb nii eepiline nädalavahetus, et F1 toimub Rally Estonia finaalpäeval, kus korjatakse pühapäeva punkte, kus otsustatakse, kes 16. Rally Estonia võidab. Igaks juhuks markeerin ära, et erinevates kohtades toimuvad. Käärikule pole mõtet F1 vaatama tulla. Ei, no miks sa võid ju vaadata seda seal Käärikul. Telefonist. Ja siis on veel ka jalgpalli MM-i finaal samal päeval. Ja minule eile kirjutas, mis ta on 2-kordne WRC2 maailmameister kaardilugejana Torsten Eriksen, kus saab vaadata poolfinaali, sest et norrakad on jumala kindlad mingites asjades juba. Finaali kohta ta ei küsinud veel. Jah, sest Norra ju tegelikult Brasiilia karistas ikkagi 2-1 ära Hollandi väravatest. Ja tõepoolest, meil on Rally Estonial päris mitu võimalust jalgpalli vaadata. Meil on võimalus vaadata jalgpalli laivis teisipäeval. Teisipäeval toimub siis Velko staadionil Ermi kõrval heategevusmäng, kus lähevad vastamisi Tartu linn ja Rally Estonia. Nimekirjad on väga korralikud. Nii Tartu kui Rally Estonia poole pealt on sportlasi, on muusikuid, on avaliku elu tegelasi, on teatritegelasi ja samal päeva õhtul. Esimene poolfinaal. Ja, vaatame seal samas Velko statkal vutti. Teine poolfinaal, uskuge mind, Tartust leiate kindlasti mõne koha, kus seda vaadata. Ja siis grande finaale tõepoolest me peame vaatama ka oma logistika, sest meil on, nagu sa ütlesid, meil on ralli, siis meil on F1, siis meil on podcasti salvestus ja siis meil on jalgpall. Tuleb päris tihe 19. juuli. Kohtumiseni.